Jõu. Oota, ma otsin su üles, nii. Tulid vaatame, mis me teeme siin vahepeal ja Jah. putitame igast vanu pille. Tegelikult putitame uusi ka vahepeal, aga hetkel on tegemist ühe vana Mersuga. See on S-klass, S-klassi kupee V8 mootoriga, 5,6 liitrine. Ja nagu nende autodega kipub olema, nad on vanad ja neil on see mehaaniline sissepritse-süsteem, mis on tänaseks päevaks juba kulunud. Ja see auto ei sõida enam nagu S-klass võiks sõita mõnusalt, vaikselt, hästi. Aga sellel on olemas lahendus neil kulunud piustitele ja mis iganes muudele asjadele veel siin nagu, et selle autoga ka siis tegime FI conversioni elektroonilise sissepritse siis. Teadusega Maxeco Race. Nüüd on meil elektrooniline gaas, individuaalne süüte ja kütuse juhtimine, knock-kontroll, detonatsiooni kontroll. Me päriselt jälgime nii õli kui kütuse rõhku turvalisuse nii-öelda pärast ja igast väikseid asju veel. Et moderniseerime vana mootori juhtimise, toitesüsteemi ja paneme auto väga mõnusalt sõitma. Cruise control. Tegelikult on ka kliima, aga hetkel kliima on katki, et see ei puutu praegu meisse, aga tõesõnaga. Vanema autode puhul on see võib-olla natuke hea, et need süsteemid on teid eraldatud üksteist päris palju. Jah, lihtsustab natukene nende tööle panemist ja nende kasutamist. Et siin antud juhul siis kliima on nagu eraldi süsteem, mis otseselt selle ajuga kokku ei puutu. Mitte, et see oleks probleem, uuemate autode puhul suhtleme üle känni tavaliselt kliimaga ja saab ka selle töö. Aga siin jah, ühesõnaga mehaaniline sissepritse tavaliselt on tänaseks päevaks kulunud, ei saa varuosi, ei saa detaile, ei ole enam piisavalt pädevaid mehi neid remontima ja sihukest autot ei ole mõtet veel prügikasti panna, vaata. Tuleks tegelikult korda teha ja see on alles 280 000 sõitnud. Jah, täpselt nagu. Tegelikult oleme juba nii-öelda baasseadistus ära teinud. Auto tegelikult sõidab juba väga hästi, aga lähme igaks juhuks ka mõneks tunniks Dünosse, et piiname teda natuke rullide peal ja veendume mingites asjades. Saab süütenurga täpselt, et... Jah, saab maksimaalse nii-öelda jõu kätte, mis me siit saame. Et võiks olla igat pidi tegelikult ka parem, kui see originaalse toitesüsteemiga. Nii kütuse kulu kui maksimaalse hobujõu kõige poolest. Et siin on ka paljud on, võimalik küsiti, et kui palju siis jõudu tuli. Et selles mõttes jõud jääb ikkagist raud. Et siin eks siin ikka mingisugune midagi jääb ikka lauale, eriti kui on siuke vana see pritse, mehaaniline pritse või vanad süsteemid, siis kindlasti ei ole enam maksimumjõu, ei suuda enam seda maksimumi teha, et ajuga saab igal juhul selle maksimumi kätte. Kokkuvõttes selle numbri teeb ikkagist mootor. Antud hetkel meil on niikuinii vana mootor, kus ei ole mitte mingisuguseid performance upgrade otseselt tehtud, et eks ta loodetavasti teeb originaali lähedase jõu ja see on juba rahuldav tulemus. Ja seda saab igal autol teha, selles mõttes siin pole vahet, et konkreetselt me ei olnudki varem sellist mootorit teinud Mersu peal. Me ei ole spetsialiseerunud ei Mersule ega mingile muule margile, aga kõigele saab seda teha ja oleme teinud ka igast muudele erinevatele autodele, vanadele. Et siin natukene on vaja custom-asju teha, sõltuvalt sellest, kui vana see need auto on täpsemalt. Et väntpõlli ja nukkpõlli juhtimised, lugemised. Jah, üldjuhul sellest ei pääse millegi puhul nii-öelda ja toitesüsteem, ühesõnaga kütuselatid, kütuserõu regulaator, asjad, mida sellisel kujul ei ole üldjuhul neil mehpritsega autodel, et seal tuleb torudega, tuleb kütus piustitesse. Et see teinekord eeldab see sisseaske kollektori modifitseerimist. Selle mootori puhul see ei olnud vajalik. Saime panna piustid nii-öelda originaalmehaanilise pritse piustite pesadesse, aga mõne auto puhul kindlasti tuleb sisseaske kollektorit modifitseerida selle jaoks. Ja see ongi case by case. Kokkuvõttes saab kõik mootorid käima, siis mõni on natukene keerulisem, mõni on natuke lihtsam. Rohkem tööd, vähem tööd, mis iganes vastavalt nii-öelda nüanssidele. Mersu puhul on veel see ka, et siin nagu eriti palju ruumi ei ole jäetud.
ja. et see tundub, et need Mersod üldse on nagu eriti võib-olla niisugune 8-90 aastate masinad on jube packed. Ja on ilgelt oma ajas nagu edasi jõudnud. Ehk et neil on palju tehnoloogiat, nad on palju nii-öelda tarkust siia sisse pannud, aga see 8-90 tarkus on tänaseks päevaks jah. Et seda on ühesõnaga iga asja jaoks on oma väikene aju ja ruumi on vähe, et selles mõttes on Mersu natukene keerulisem kui võib-olla mõni muu, aga kõik saab. Jah, igal ühel on omad mingisugused tagad. Jah. Aga teeme siis kohe vaatame, mis meil siin veel on, meil on nagu siin viskas veits mingi JDM-i peale. Meil siin on Honda Prelude. Siukseid väga tihti ei näe linnapildis üldse. Mitte ainult seda generatsiooni, vaid üleüldse neid nagu Prelude on juba väheks jäänud. Aga siin ühel mehel on leidis siukse ja nüüd tahaks, et oleks natuke kiirem ka. Et siin tuleb see on see Prelude'i meeste põhiline swap, populaarne H22, läheb siia vahele siis ja esialgu originaalkujul. See tegelikult on olnud selle kere vahel ka. Jah. Küll Jaapani sisetuuri versioon, kui ma õigesti... Neid on igasuguseid versioone, palju modifikatsioone. See konkreetne mootor tuleb ikkagi teise poole jah, see tuleb Jaapanist. Et teeme siukse OM swapi ja teeme OM juppidega natukene ägedamaks selle pilli. Mingit suurt tuuni ei ole selle puhul. Mulle Prelude meeldib, ma mäletan, kui ma väike poiss olin, siis ma koori taga vaatasin. Ei, see on arm sportauto näeb välja ikka, pole midagi öelda. Et lahe pill, ühesõnaga. Vaatame sinna ka või? Meil siin tead. Vaatame. Tead, mis pill see on või? See on nagu Nissan Sunni. Vaata, me tegime sellest video, kus me ütlesime, et me loodame, et see tagasi ei tule. Ma korraks üks päev tulin tööle, vaatan, mis värk ongi tagasi. Aga ei ole. Aga ei ole. See on üks teine. Samasugune enam-vähem. Samasuguse looga ka. Looga siis. Nii et... Tundub, et nad kõik on vist sarnase looga. Pulsar GTR ühesõnaga on päris palju hoolitsust vajab masin. Et... Ja kui seda natuke push'id ka, siis tahab rohkem hoolitsust veel saada. Et siin ka hoolitseme natukene, natuke sätime mingeid asju, mis on natuke poolikuks jäänud kunagi ja siin on mingisugune meie jaoks tundmatu aju ka. Omex. Jah, Omex 600. Jah, Omex 600. Kõlab oma spekkide poolest siuke Megasquirt 2 jämedalt. Et vaatame üldse, mis saab, et ta muidu nagu kuidagi liigub omal jõul ja punktist A punkti B on võimalik sõita, aga et ei pidanud olema kõige rohkem kimamispill hetkel. Sellega on nii, et nende teiste ajudega on see, et kõik on võimalik seadistada ja timmida, aga kui sa ise sellega kodus ei ole, võtab aega. Siis võtab aega, et tuleb tutvuda selle tarkvaraga võimaluste asjadega, et siin klient oli nõus sellega, et me natukene tutvuma sellega, et lihtsalt veenduda selles, et sellega saaks proovida sõita. Et ta tahab tegelikult, ta ei olegi saanud sellega veel päriselt kimada, et tahaks proovida, kas talle see meeldib üldse. See kipub olema nende pulsarite lugu kõigiga. Et kõik tahaks nendega lõpuks sõita saada, aga mingi probleem on kogu aeg. Aga äkki saame ühesõnaga jagu ja... Äkki siin on see teekond juba läbi käidud suuremas osas. Jah. Tegelikult peaks teine pulsar ka kohe tulema tagasi ja sealt peaks ka nipet-näpet vaatama. Äkki varsti tuleb. Paneme selle Hansu südame tunnistusele. Jau Hans. Aga siis on nii. Vaata siia ka. Mis see on? Tead, mis see on või? See on see. See on red block. See on regular service. On jah. Kus meil on vana auto. Ikka aega, et on vaja korra lahti võtta. Muidugi. Ma rohkem praegu ei räägi.
vaatame, mis teha. Sai juba sõidetud küll või? Terve pool suve. Jah. Paras aeg sisse vaadata, veenduda. Veendume, muudame natuke midagi ja siis vaatame edasi, mis saab. Davai. No nii, räägime siis natukene rohkem ka ikkagi. Räägime siis rohkem jah, kui me siin juba pulseri kõrval oleme, story'd tulevad, ega sellega on ka ikka tuunid veits liiga palju nagu, siis natuke liiga palju tuunitud. Tegelikult ei olnud plaanis päris nii lahti võtta seda mootorit. Ühesõnaga, oleme siin pool suve sõitnud, tegelikult see aasta ei ole nagu oluliselt jõudu ka teinud ja et oli kõiki muid tegevusi, ei olnud aega sellega tegeleda selliselt. Aga ühesõnaga, taustal oli plaanis juba niikuinii mingid muud modifikatsioonid teha muudel teemadel üldse, et korra oli vaja ploki gaas maha võtta, et 3 auku puurida ja paar auku keermestada ja nipet-näpet ringi teha paar asja. Ja eelmine aasta Ukuga siin tegime väikse eksperimendi, tegime siia mingid kruuvid, et üritades kaaned ja endid paremini oma kohal hoida. Tundub, et selle mootori puhul need kruuvid nii hästi ei tööta. LS-i puhul me nägime, et need töötavad hästi. Ühesõnaga, kõik silindrid on natukene lekkinud, tundub, siis nagu jahutussärki. Mitte oluliselt, meil jahutussärgi surveandur ei näidanud midagi, aga me ei ole jõudu ka teinud. Ühesõnaga, see selleks. Eelmine aasta sai siia sisse tuuni ventvell ka, Stroker ventvell, mingisugune ilmselt Rootsi, Hiina mingi suvaline toode. Kollab. Mis oli niikuinii lõppkokkuvõttes toorik, sai lihvitud, mõõtu, tehtud kõik, nii et oleks hea. Aga kui juba mootor nii lahti oli, igaks juhuks võtsin vända ka välja, et lihtsalt otsa vaadata talle, kuidas ta see pool suve sõitmist süle on elanud. Ja tuvastasime, et see on hetkel siuke pool puusalt diagnoos, mis me siin Ukuga koos panime, aga ta arvas, et see ventvell paisub rohkem kui tehase ventvell, et lõtkud on tehtud nii-öelda kogemuse pealt. Ühesõnaga jahutussüsteemiga teeme siukse liigutuse, et siia mõlemale poole mootorid tulevad siuksed kollektorid, kust me siis hakkame jahutatud jahutusvedelikku sisse laskma mootorisse risti suunas siis läbi ploki, mitte pikka ringi niimoodi, et lõpuks sul tegelikult viimased silindrid saavad jahutatud kuuma veega. Et jahutame risti iga silindrit individuaalselt ja võtame kaanest nii-öelda plokist tuleb sisse igasse silindrisse ja kaanest tuleb iga silindri juurest välja ja läheb jahutusradiaatorisse. Et elektrilise veepumbaga siis. Sellega seoses üksjagu veel tavalise veepumba delete, jah? Ja, siin kõik need kollektorid, kaane väljavõtted, plokist sisseminekud. Et osa on valmis tehtud nii-öelda pukis juba mock-up mootori peal, aga auto peal tuleb lõpetada siis, kui mootor auto peal tagasi on. Et see on ka veits eksperiment, aga see ei tohiks nagu liiga eksperiment olla, sest rootslased kasutavad seda modifikatsiooni palju ja ütlevad, et see aitab kõvasti. See on üldse tegelikult... Ja võidusõidu või nii-öelda teha võidusõidumootorid ja nii-öelda tänava võidusõidumootorid tegelikult on ka edevamatel autodel, kus on nagu rohkem performance suunitlusega mootor on juba jahutussüsteem sellist tüüpi. See on loogiline ka selles suhtes. Et sul ei ole mõtet üritada kuuma veega jahutada midagi, sest vesi on juba kuum. Et vaatame, mis sellega ka saab, et igasugused sellised plaanid. Palju modifikatsioone. Palju modifikatsioone ja palju eksperimente. Saame targemaks. Jah, vaatame, proovime ära. Davai. Me panime üles postituse, et vastame aasta lõpu videos küsimustele. Head vana aasta lõppu. Ja vastame nüüd. No, küsi. Ma küsin. Pikksilm küsib. Volkswagen Type 4 mootori L-elektrooniku ja kontaktidega jagajad sooviksite kaasajastada? Soovime ikka. Visioon sellest kaasajastamisest oleks selle jagaja likvideerimine
täiselektroonilise sissepritse paigaldus. Oleme teinud ka seda Volkswageni mootorile sellisele kusjuures. Et ei ole liiga suur töö ja ilmselt ka mitte liiga kulukas. Tulemus saab palju parem. Ja, absoluutselt. Kui raske oleks vahele panna E30 sedaanile V12 BMW mootor? Ilmselt ei ole väga raske. Ainuke asi ongi seal see, et suur mootor, väike mootoriruum, aga seda on tehtud, ma tean, ja lõpuks nagu ikka mootori vahetus. Et nii kaua, kuni ta vabalt hingav jääb, siin mingid turbosid või mingeid asju juurde ei tule, siis nii kaua ei tohiks nagu liiga hull ülesanne olla. Kitsas on ikka, jah. Kõige coolim projekt? Enda autoprojekt, ilmselt. Saaks igast coolimaid asju veel teha, enda oma ei ole ka nii cool, kui ilmselt olla võiks. Ambitsioon on suuremaid? Jah, absoluutselt. Et saaks palju rohkem customiks minna igast asjadega. Tegelikult on ägedad projekte olnud küll, aga need ei ole tegelikult nagu kaugeltki see, mis lagi oleks. Jah, et väga palju coolimaid asju saaks teha. Ma arvan, et kõige coolim projekt on tegelikult see R33 ja minu meelest on ta kõige coolim sellepärast, et tegelikult on mega nice auto. Mulle selles mõttes hullult meeldib see, kuidas see välja tuli, siis see E30 on ka tegelikult sai väga hea. Ehkki ta tegelikult vist oli siiamaani päris nagu seal on lõpetada natukene nii-öelda kliendi poolt, aga see, kuidas see auto sõitis, kuidas ta on, see sai nagu üli nice. Et oli palju tööd, aga tulemus oli ka mega hea. Kõige coolim projekt, ma arvan, et viimasel ajal on olnud Chefi Skyline. See on ikkagi päris ulmeline, nagu, mis seal see vend aastatega korraldanud on. GTR autoteeninduse R32. Jah, poole miili kiirendus, võistlusauto, kiirusvõistlusauto. Kõige coolim on ikkagi see, et ei ole mingi LS, vaid on Nissani V8, twin turbo, teeb palju jõudu. Tüüp tahab kogu aeg järjest edasi minna, järjest rohkem nagu. Ja nii palju customit on igal pool, et ei kujutaks isegi ette nagu. Mis on olnud teie üks aeganõudvamaid projekte, mida teinud olete? Enda autod on kõige aeganõudvamad. Need on mitu aastat aega võtnud kõik. Praegunegi. Ja baasis? Baasis. No jah, Estfield kindlasti on meie kõigi siin suur effort nagu ja Valge Skyline kindlasti on auto, millega on väga palju tööd. Algsest plaanist läks päris lappama. See on ilmselt Janno puhul nagu võtab kõige rohkem aega. Ma arvan, et see oli Skyline, sest et see oli nii nullist build igas suunas, igate pidi, et see võttis oma jagu aega. Tulemus läks tegelikult päris hea. Jah. Kuidas R33 edeneb? Edeneb hästi. Praegult ootame mingeid viimaseid juppe, kus maalt eelmises videos pooleli jäigi. Need jupid on teel siia poole, peaksid iga hetk saabuma. Läks tarnega kauem, kui algselt prognoositi. Aga ühesõnaga varsti peaksid jõudma ja siis saame lõpuni teha, et ega seal tegelikult palju teha ei ole jäänud. Auto juba sõidab uuesti ja kõik muu on nii-öelda valmis. Äkki järgmises videos näeme? No äkki jah, oleneb. Vaatame. Supercharger versus turbocharger, plussid, miinused. See on üldine küsimus, et siin saab olla ainult üldine vastus, et mõlemal on omad plussid ja mõlemal on omad miinused. Mõlemal on oma koht, kuhu ta sobib paremini. Ise eelistan turbot, endale meeldivad rohkem turboautod, aga kindlasti ka võiks olla mõni lahe kompressoriga masin ka kunagi. Plussid miinused ma ei ütle, aga ma ise olen turbousku. Superchargeri jaoks on sul suurt mootorit vaja. Et kui sa siin väikse mootoriga tahad midagi teha, siis on ikkagi turbot vaja. Turbocharger. Mul on tegelikult superchargeriga auto ka. On jah? Ja. Teeb superchargeri häält ja 1,6 kohta on torki ka päris palju, nii et... Sul on seal mingi tuun ka või? Hullid ja värgid? Ei ole, täitsa stock on. Oil pressure gauge on. Jah, tuunisin ära.
sest eelmine läks laiali, oli rõhu pärast. Aga turbocharger ja mina ütleksin seda, et sellepärast, ütlen nii, et igal asjal on oma koht, aga turbocharger sellepärast, et sul on palju rohkem kontrolli selle üle, palju lihtsam on nii-öelda seda timmida. Et sul on küll natuke läägi ka, aga kontroll rõhu üle ja kontroll selle nii-öelda võimsuse üle on oluliselt suurem. Kompressoriga ta teeb seda, mida ta teeb. Ja seal väga saab seal trigitada, aga niisuguse nii-öelda tänava mõistes on minu meelest turbo parem. Kas Piibeliigal või Piibeliigali laadsed üritused tulevad veel tuleval aastal? Tulevad. On plaanis? Plaanis on, ütleme nii, et meil oli see aasta küll plaanis. Kuupäevad olid paigas ja isegi kuskil ajalehes kohalikus oli kuulutus väljas ja mõned inimesed nägid seda ka täitsa ja küsiti. Aga plaanis on, aga aega on see, mida tegelikult see nõuab päris suurt effortit. Kui kellelgi on huvi aidata kaasa tegutseda, siis või seda üldse korraldada, siis väikene. Muidugi. Kas tead, millised nõuded on oma valmistatud sõidukile? Tean küll, jah. Oleme teinud ka. Tegelikult ma ei tea neid, ma tean, kus lugeda saab neid. Ma panen siia alla descriptionisse ka selle lingi. Raske on kõiki pähe jätta. Jah, tegelikult sa ei peagi teadma kõiki neid nõudeid, vaid sa pead oskama neid lugeda. Ja siis vastavalt oma projektile neid nii-öelda kasutada. Jah. Meil käis siin üks V12 Lexus, mis mulje see sulle jättis? Keskpärase mulje jättis, et selle siukse, mulle meeldib üldse niimoodi nagu kellegi tööd nagu maha teha ega seal mingisugune küünega kuskil nokkida mingi asjade kallal, aga nende asjadega ongi nii, et osaid asju saab teha ühtemoodi ja teistmoodi ja see, kuidas meie teema ei pruugi olla nagu ei ole ainukene viis ja kuidas keegi teine teeb, ei pruugi olla ka nagu ainukene õige või vale. Et ma jätta seda... No olgu, väga hea. Jou, küsisite, kus Lego auto on. Lego autot ei ole. Juhtus niimoodi, et siis pakuti mulle suve keskel unistusautot ja siis otsustasin kõik asjad maha müüa. Siis selgus, et see unistusauto ei vastanud kirjeldusele ja nii ma siis olen. Garaaž oli tühi. Siis tuli üks Nissan siia, võtsin selle ligi, proovime sellest mingit asja teha, aga kõik, kes teavad mind, teavad juba, et ma olen see tüüp, kellele meeldib osta, juppe otsida, aga lõpuni valmis ei tee. Ehk siis, plaan on selline siis, et kui järgmise autoga peaks jõudma sinna maale, et on viimased 10-15% teha veel, siis ma viin selle raketibaasi. Nii et sellised lood. Lego autot pole, aga on uued, huvitavad projektid. Tšau! Kas sa räägid meile sellest masinast ka siin või? Mis mudel see üldse on nagu? Segane? Segane. See on jah. Päris segane? Päris segane Renault. Ehkki ta on tegelikult ainult 1.6. Ahah. Vist oli. Turboga või? Või superchargeriga? See on cold air intake. Aga downforce'i ma vaatan on või mis teemad siin on nagu? Tundub küll nagu oleks. Näeb välja, jah. Aga ma ei tea, kas tegelikult on. Viimane kord rajal oli pool sekundit kiirem. Kui kalana või? Jah. Me vaatasime ka kalana peal pilti ja siis tegime ka. Aga tegelikult on see mannerguga. Ahah. Jah. Et need detailid, mis siin küljes on, et kes natukene midagi aerodünaamikast rohkem teab, siis... Rohkem show kui go. Jah. Ja show on ka tuus teinekord. Jah. Aga jah, siin me siis... Mis me nüüd teeme? Teeme Active Aero, mitte lihtsalt Aero. Ahah. Vähe peenem teema. Siin tõmbab vastu maad juba kõvasti, aga meil on see teema, et meil esirattad veavad, esirattad pööravad ka. Kui ees otsas midagi ei ole, siis nagu vähe on teha selle
tagumise downforce'iga midagi aga selle probleem on see, et pidurid kuumenevad üle ja natukene isegi loomingulisem lahendus. Siin oleme juba lahendanud seda, me tegime piduri jahutuse ette ja on racing klots ja ühe 8 tunni sõidu nüüd vist napilt peab vastu. Ennem ei pidanud üldse. Ja, enne vahetus jaas, et 8 tunni jooksul ma 4 korda klots oli. Korralik. Aga nüüd on niimoodi, et on siin niisugune asi, see näeb välja nagu see tekitaks downforce'i, on tegelikult see on hoopis langevari. Ahah, aerobreak. Aerobreak. Päris hea. Ja ise tegid või? Sina mõtlesid välja selle nagu või? Ma selle joonistasin. Meil on, sõber Aivar on niisugune hea klient, kes on ise ka väga loominguline ja valmis eksperimenteerima asjadega. Ja ta mõtles, et teeks midagi hullu nagu. Teeks midagi lahedat. Jah. Ja siis siia sisse tulevad meil selline paukkaavad juba tehtud ja siia tulevad siis vardad, mis kinnituvad siis mootori külge, mis siis hakkab seda üles lükkama, kui pidurit toetada. Päris lahe. Ja vaatame, kuidas see on. Ma arvan, kui niisugune asi püsti lükata, siis ta pidurdab ikka. Peab pidurdama kindlasti. Seal kirjutame break ka veel, siis on nagu tagant näha, et mis siis tead. See on nagu lisapiduri tüli. Jah. Ja nii ongi. Ja pärast vaatame, võib-olla teeme ettepoole ka mingisugust aerat natukene. Ja, eest praegult on suht tühi. Kui vaadata, kui tuunitud ta tagant juba on. Seal ees üks aerotükk on, mis tekitab rohkem träägi kui aega. See on üks suur valgusti. Viimane sõit oli pimedas. Nii et... No olgu, vaatame, mis saab. Proovime selle tööle panna ja siis lähen proovime pidurdada. Davai.